Kõigepealt ma tahaksin tänada saalist juba ära läinud Raimond Kaljulaidi, kes alustas ilusate tänusõnadega Isamaale ja sissejuhatuses ütles meile häid sõnu. Siis läks tema kõne juba lappama. Kuigi ta lubas, et ei tee ajaloolist ülevaadet, kritiseeris ta Isamaad selle eest, et me juba 10 aastat tagasi ei olnud nii targad, kui sotsid täna on. Sipri instituut on välja toonud, et Raimondi mis ta kirjeldas, seal tõi erinevaid näiteid ajaloost, aga Sipri instituut on toonud välja, et Lätis ja Leedus 2012 kuni 2014 olid riigikaitsekulud 0,9% SKT-st. Eesti tegelik oli sel ajal 1,9%. Mingil põhjusel unustas Raimond mainida ka neid seiku, kus Mikser tegi ettepaneku Kaitseliidu laiali saata või 2009. aastal Padari ettepanekul tehti eelarvesse ettepanek vähendada riigikaitsekulusid 1%-ni, nii nagu see oli Lätis tol ajal. Aga nüüd eelnõu juurde. Urmase tutvustatud eelnõu ei ole Isamaa välja mõeldud idee, kaugel sellest. Me saame täna siin rääkida sellest eelnõust täiendavast investeeringust tänu Kaitseväe juhataja sõjalisele nõuandele ja see oli loomulikult märksa suurem kui täna palju siin saalis räägitud 1,6 miljardit. Sellest oli juttu ka komisjonis, kus kolleeg Kunnas viitas, et nimetatud summa eest on võimalik vaid osaliselt vajalikke võimeid soetada. Selles osas loomulikult meil komisjonis eriarvamusi ei ole. Täna siin palju kõneldud summa on möönduste ja võimalustega paremas kooskõlas ja on tegelikele vajadustele, arvestab tegelikke võimalusi ja vajadusi. Aga me saame rääkida sellest ju ainult sellepärast, et 2 järjestikust juhatajat ja endine kantsler selle teema on jõuliselt tõstatanud. Kui poleks neid arutelusid ja ettepanekuid ning survet, siis ma ei tea, mida me täpselt siin arutaks või mis oleks koalitsioonilepingusse sisse läinud. Olukord on väga keerulisem ja oht kõrgem kui kunagi varem. Ühe kaitsetööstusettevõtjaga möödunud aasta lõpus suheldes ütles ta, et te poliitikutena räägite kõrgest ohust, aga kõik teie otsused on täpselt nagu rahuajal ja vahel jääb mulje, et te isegi ei ole märganud, mis 24. veebruaril 2022 juhtus. Teie otsuseid vaadates poleks seda nagu olnudki. Koalitsioon ei teinud katsetki, et Euroopast erandit küsida, et saaksime ühekordselt täiendava vajaduse võimekuste soetamise osas realiseerida. Räägime eelarvet kirjeldavatest kriteeriumitest suurema kirega kui meie vajadustest sõjalise täiendava moona kontekstis. Head koalitsioonisaadikud, kuulake ennast. Kellele me seda korras eelarvet teeme? Meie kõige olulisem ülesanne on tagada riigi iseseisvus. Koheste täiendavate vajaduste ettepanek on venitatud 2031. aastani, aga oravate tulumaksureformi valimislubaduse osaliseks katteks planeeritud julgeolekumaks lõpeb enne, kui planeeritud moona soetus lõplikult kätte jõuab. Mille arvelt seda teha plaanitakse, me tegelikult ei tea, sest riigieelarve strateegiat nendeks aastateks me näinud ei ole. Kui Reformierakonna veetav valitsus arutaks samasuguse kirega 1,6 miljardi küsimust kui meretuulepargi 2,4 miljardilist võimalikku toetusmeedet, mille kulu tõe huvides, olgu öeldud, on küll teises ajaperspektiivis, siis oleks meie moonavajaduse küsimused ja arutelud ammu vastuse saanud. Mind teeb tegelikkus kurvaks. Riigikaitsekomisjonis on targad mehed. Me teame ju juba täna, et vajame täiendavaid võimekusi ja vahendeid, aga ootame, et kinnitus ja ülesanne tuleks suvisel NATO tippkohtumisel. Leedu ei oota seda, Poola samuti mitte. Riigikaitsetööstuspargi rajamiseks on eriplaneering kehtestatud juba 1,5 aastat tagasi ja meie otsuseid endiselt pole. Ka siin on meil otsustusmehhanism sootuks erinev Leedust, kus on tööd alustatud juba ja kaitsetööstusettevõtedki ja investeeringud kohal. Head kolleegid, näitame, et riigikaitse ei ole oluline ainult retoorikas ja kõnes, vaid ka tegudes. Tänan tähelepanu eest.